Teisipäev, teine päev, 2 etappi on möödas, 3. kohe tulemas ja me oleme Kullamaal. Sõidame Kullamaa etappi ja ühtlasi võtame ka Palivere raed sisse. Minu kõrval on Aavo, tema on Kullamaa etapi korraldaja ja praegu ta jutustab teile, mis meil täna oosis ootab ja peale sõitu me siis anname omadpoolse kommentaari, kas see oli tõsi või olnud. No, lühidalt öeldes ootab ilus ilm, mõnus enesetunne ja piisavalt väsimust. Õnneks on eelmise aasta kuiv suvi teinud natuke ka jalgratturitele positiivset, et rabaservad on suhteliselt kuivad, et päris vette me minema ei pea. Tavaliselt nii vara kevadel sellist olukorda olnud ei ole isegi. Tiirutame, ei saagi öelda, et me tiirutame. Sõit kulgeb üldjuhul edasi-tagasi, aga kattuvat rada on vähe ja üldjuhul kas siis sinna minnes paremat kätt või tagasi tulles vasakut kätt jääb meile Marimetsa raba. Seda me näeme päris mitmes kohas ja täiesti käega katsutavas kauguses. No, raskusastme koha pealt, kuna see sõit ei toimu ju esimest korda, siis võib öelda, et koormus saab igaüks. Suuri mägesid ei ole küll, aga on selliseid rabaäärseid moreene, kus on väiksed siuksed jõnksud ja ma arvan, et nii mõneski kohas tuleb ka ratta pealt maha tulla. Ehk siis päeva lõpp näitab, mis Grisha ja kompanii asjast arvab. Me täna seda kõige pikemat rada ei sõida, GP rada, et sõidame selle keskmise osa umbes 45 kilomeetrit ja kuna praegu kui puud ei ole lehtes, loodus ei ole veel tärganud, siis on nähtavus väga hea, nii et soovitan kevadel alati nii rajaluuret teha kui ka ise avastama erinevaid kohti käia. Enamus Estonian Cup maratonis sõidetakse maratoni distantsi ja maratoni distantsid Estonian Cupil on märgistatud punaste nooltega. Seal, kus te näete ristumisi ja te olete kirjas maratoni distantsidel, siis palun väga, jälgige neid nooli. Ja selline kilomeetri viit näitab, kui palju teine lõpuni jäänud sõitma. Kõik on väga lihtne. Kullamaa sõit. Oleme läbinud 8 kilomeetrit. Alates 5 kilomeetrist Kullamaa järve äärest oli tehtud Avol oli uus lõik. Eks ta praegu oli üpris nagu ürgne ja oli vaja orienteeruda, aga väga kihvt, väga ilus oli tammik. Hetkel ta oli küll väga raske. Aga loodame mõneks ajaks rahvas sõidab selle sisse ja ta on juba üpris okei. Tähelepanek selle aasta Estonian Cup laagrihi kohta. Rajad on väga kuivad. See, mis olid varasematel aastatel, siis me ikka nagu uppusime parajalt nagu selle mülka sisse. Siis isegi see talve 3 kuud lund ei teinud need rajad niivõrd märjaks. Aga vaata, mis hakkab juhtuma suvel. Suvel on siis kas täitsa tolmab või tuleb vihma. Aga aeg näitab. Läheb siit edasi ja siis tulevad need Palivere mäed ja suusarada. Mida me avastasime? Kell on 12. Kell on 12 ja niimoodi, kellel on nobedad käed. Tee lahti, jah. Leppaga, suitsu, snäkid ja nähtavasti need on juustud. Ja e-piimajuustud, just nimelt. Ja see on meie toetaja ja toetab meid tänase etapi lõunasnäkiga. Väga maitsum, võtke kõik. Viljarri mitte anda. Anna mulle ka. Ja kõik Kullamaa etapile tulijad saavad vähemalt ühe pakki juurde. Vau. Ma pean veel võtma.
10. kilomeeter Kullamäe maratonirada ja see on väga looduskaunis koht, kuna me sõidame Marimetsa raba piiri ääres. Ups. Ja ei, väga ilus. Vasakut kätt on raba ja siin on künkaline Mänimets. Silmad lahti. Tulevikus lähebki? Sa paned asfaldi maha või mis meil on? Suvel on asfalt siin. Aha, väga hea. Leed valgustus. Jah. Oleme jõudnud Kullamäe etapi või maratoni lõppfaasi. Siin on lõpuni jäänud ainult 4 või 5 kilomeetrit. Siin on Kullamäe järv ja augustikuus peale väsitavat rattasõidupäeva saate siia tulla ujuma. Ja täitsa nagu korralik. Rand on ka olemas. Teine päev on tehtud, ka 3. etapp on meil tehtud. Mina sõitsin Kullamäe etappi, mis on selle aasta Estonia maratoni sarjas esimest korda, aga varasemalt on olnud Marimetsa kapi sarjas. Mulle meeldis teine pool. Esimene pool vajab natukene lihvimist, Avo sellega nagu tegeleb. Teine pool oli kihvt nende mureenide poolest ja väga huvitav sellise Männimetsa ja Marimetsa raba. Tom, kes on käinud siin Marimetsat sõitnud, võimalik ta on ka võitnud, võib sellest natukene pikma päris rääkida. Võitnud vist ei ole, aga noh, jah, peaaegu. Esikümnes, esisadasse ikka võib-olla on saanud, et ta väga meenutab seda tüüpilist Marimetsa kappi. Osad lõigud on uued, alguses on kohe sellised momendid, kus läheb rivi väga pikaks, tulevad uued sellised võsa vahel päris keerulised, esimesed 7 kilomeetrit tuleb väga hoolsalt sõita. Osad lõigud on teistpidi, mis on olnud Marimetsa kapil, aga on ka kruusa, asfalti ei ole. Lõpus on selline klassikaline finiš siin staadioni peal nagu ikka, et see on päris niisugune atraktiivne. Et selline vaheldusrikas tõusunurka ei ole väga, aga samas selline samblane, oleneb ilmast, pehme võib olla, et klassikaline sõit. No mul on raske öelda, kus need tippudel siin võidakse see vahe sisse teha. Ma tean sellist omasuguste meeste asja, et kindlasti peab tähelepanelik olema kohe siin algul. Et siin läheb siit asfaldi pealt, keerab ära ja siis hakkab kohe juhtuma, et pärast enam mööda hästi ei saa, et siin algul tuleks kohe õigete meestega kaasa minna, et see on seekord nagu niimoodi lahendatud, et algul tõmmatakse nagu nööriks ja pärast saab kruusa peal nagu selle grupisõitu ka natukene harrastada. Aga kus siin lõpus need tipud seda asja otsustama hakkavad, on väga keeruline öelda, sest tippude jaoks ma arvan, see rada suhteliselt kerge, siin ei ole nagu väga palju tõusu, et ma usun, et nad on siin suht lõpuni staadionini koos.